Suvestuudio regulaarsed vaatajad teavad kindlasti, et meile meeldib Suvestuudios spordist rääkida, aga meile meeldib ka sporti teha ning ka sel nädalal võtan ette ühe vahva eksperimendi. Olen teinud viimase nädala jooksul lugematu arv tunde uisutrenni ja olen käinud hokit mängimas selleks, et saada vastu oma tänasele vastasele Euroopa meistrile, kellega ma võistlen lauahokis. Lauahoki ei ole lihtsalt mäng, vaid tõsine sport, millest peetakse ka meistrivõistlusi. Olgugi, et päris hokis Eesti maailma tippu ei kuulu, siis lauahokis on lood teisiti. Nimelt suutis tänavu juunikuus varem hõbedatega leppima pidanud Maria Saveljeva viimaks tal lasunud needuse murda ja Euroopa meistrivõistlustel kulla endale näpsata. EM-i 8. ametlikus kategoorias osales ligi 250 mängijat. Naiste arvestuses lõi kaasa 18 osavõtjat ja maailma reitingu esinumber 21-aastane Saveljeva võitis nii alagrupi kui ka play-offi. Finaalis alistas ta Ksenia Obojeva Venemaalt tulemusega 4-1. Saveljeva on varem võitnud 1 MM ja 2 EM hõbedat. Nüüd kuulub tema kollektsiooniga kuld. No nii, mu võistlus siis Euroopa meistri Maria vastu on kohe algamas. Me tegime sellise väikese edu mulle sisse. Mäng käib 5 väravani. Mul on 4 väravat ees. Tegemist on ikkagi Euroopa meistriga, seega seal osas on tema eelis. Ma ei tea, mida oodata siit mängust. Tuleb välja, et minu nädalate pikkused uisutrennid ei aita siin kuidagi kaasa. Loodame parimat. Lähen künnakule. Pinge on sees mõlemal mängijal, ma vaatan. Üks tuli ära. Läks. See on täiesti võimatu, jäid liiga kiirelt. 2. See 2 tuli väga kiirelt. Ma ütlen seda, et seis on 3-4, mis tähendab seda, et ma olen endiselt ühe väravaga ees. Võtame ära värava, saab kadistus. Äärdesööt ja minu mees võtab sealt nii. Pöörde viskab peale. Ei. Ma sain lõpus ühe pealelöögi peaaegu. Ma ei saa öelda, et väravat tõrjus, sest väravat ei olnud. Järelikult ma kohale ei jõudnud ja 5-4 mäng on lõppenud Maria võiduga. Palju õnne! See oli nüüd näide sellest, kuidas totaalne selline kobakäpp mängib Euroopa meistriga. Maria isa tuleb nüüd mängima ja nad näitavad siis, kuidas 2 tõsist mängijat seda mängu mängivad. Aga 1-0. Nii. Ja kootsin võimalus ja läheb mööda praegu. Tõsine olümpialahing, mis meil käib siin praegu. 1-1. Pinge on mängust tagasi iganes. Siin vaatajatel on tunne, et me näitame seda kiirenduses, aga me ei näita seda kiirenduses, see mäng lihtsalt on nii kiire. Endiselt 1-1. Lahing käib platsil küll riikide vahel, aga tegelikult on siin ka korralik perekondlik mõõde juures, ega kumbki kaotada ei taha. Printsipiaalne derbi. Printsipiaalne derbi, just nimelt. See ongi praegu Soome versus Rootsi. Ja läks. Väravahiga 1-1 ja läheb posti ära, ei tule siit väravat. Ja tuleb hoopis kontrarünnakut, nii 3-1.
käimas on viimane kolmandiks ja läks. Valmis ja läks. Ja tuli ära 5 ka, nii et edukate tulemuste taga on nii Maria Saveljeval kui ka tema isal Igor Saveljevil aastatepikkune praktika ja lugematud tunnid laua taga. Pärast EM-i võitu tuleb seada sihiks maailmameistritiitel. Viimasel aastal, nagu ma treenin natuke vähem kui eelmised, sest ma mängin juba 13 aastat ja esimesed mingi 10 aastat ja ma treenisin kogu aeg oma isaga, aga viimasel aastal ainult nagu mingi 1 või 2 tundi läheb 3 korda nädalas. Nagu arvata võib, on lauahoki populaarne peamiselt nendes maades, kus ka jäähokipopp on. Eestis on omad harrastajad olemas, kuid on ka arenemisruumi. Kui me korraldame Eesti meistrivõistlusi, siis tulevad kuskil 20, 25, 30 inimesed, rohkem ei tule. Aga kui me vaatame teised riigis, Lätis on väga populaarne see ala, see on ametliku spordiala ja seal mängivad umbes 100 inimesed iga meistrivõistluse etappi. Kes tunneb lauahoki vastu suuremat huvi, saab minna ala proovima Lindakivi keskusesse, kus Maria ja Igor isegi harjutavad. Kõige lihtsamini saab nendega ühendust aga Facebookis Eesti Lauahoki Liidu leheküljel.